It's fight week. Let's go! I want it. I kinda like it when you come. Tere hommikust! Valeta teile, et see on mu teine kohv juba. Ühe jõin juba kohe alguses ära koos oma hommikusöögiga. Tere tulemast tagasi minu vlogi. Täna on esmaspäev. Mitmes täna on? 12. 12. jaanuar juba. Mina ei saa aru, kuhu see aeg läheb. It's fight week. Sellel nädalal siis valmistun oma järgmiseks fightiks laupäeval. Kui kõik asjad sujuvad nii nagu sujuvad, siis laupäeval on mu number 2 fight Muay Thai liiga Arigatos. Tavaliselt fighti nädal on natuke erinev sellest tavalisest nii-öelda rütmist. Kui enne kogu treeningperiood on pigem siuke intensiivne, siis fighti nädal on pigem siuke rahulikum, sa peaks ikka hoidma oma energiat ja nii edasi. Ja need treenid, mis on, need on nagu lühemad, kiiremad. Lisaks ma siis ka tegin endal tööl natuke rahulikuma graafiku, sest üks asi on ka see, et ma olen üle töötanud. Ja teine asi on see, et lihtsalt, et ma teadsin eelmine kord ka, ma nägin, et kuidas mul oli vaja tegelikult, et saaks natuke rahulikum graafik. Täna on väga tavaline rutiinne päev. Siin ei ole mitte midagi erilist paraku, aga tere tulemast tagasi vlogi ja let's see, mis see nädal toob, sest et life is an amazing thing. I love life. Nagu väga meeldib elu. Ja elu on põnev. Elu on annab, elu pakub ja kohv on ka hea. Täna teeme punupatsid, sest meil on õlimask juustes ja õhtul lähen trenni, nii et punukad. Ja tööle. Lumi on ilus, aga mulle ei meeldi talv. Mulle ei meeldi talv. Kell on umbes 6 ja ma olen teel siis Sauele. Ma olen täiesti suve inimene ja ma nii ootan juba kevadet, suve, supitamist, randa, kleidikesi. Ma lihtsalt nagu, don't get me wrong, ma leian ka siit selle võlu. Võtame seda suve siinpool sood, nii et. Aga jaa, tööpäev oli tegelikult, naersingi lihtsalt, täna suke natuke chillin päev. Ma sain nagu, ta oli. Jah, ma sain natuke hiljem alustada kui võib-olla tavaliselt. Aga lõppkokkuvõttes ikkagi oli 4 klienti, vahepeal ma süüa jõudnud, ma sõin raskelt peale viimast klienti. Nüüd ma lähen Saue siis rühmatrenni, kus on siis Thai-boksi rühmatrenn. Fight nädalal on ikkagi jah see, et just kui natuke teistmoodi on see treenimine, et aga rühmatrennis on muidugi see, et lihtsalt kuna kõik teised teevad ka trenni, siis treener ei lähtu sellest, mis mul ainult vaja on. Ta natuke kohandab rohkem nii, et oleks fighteritele ka normaalsem, aga pigem on niisugune trenn nagu tuleb. Mul meeldib lund rohkida, aga ainult siis, kui mul on väga palju aega. So many snow. Saue trennide reaalsus on see, et ma jõuan koju vahetevahel õhtul kell 10:30, sest kui sa tahad ka veel poes käia, siis kahjuks see on reaalsus. Ma pean ikkagi kaaluma kahjuks seda, et aega-ajad siis mitte seal käima, mis mul teeb väga valu, sest ma väga armastan seal käimist. Aga lihtsalt ma pean iseenda peale ka mõtlema, et see on päris ulme. Mul on vaja toidupoes veel käia ja nüüd lähen tegelikult otse magama, kui väga aus olla. Üks päev lähemale võistlustele. Siia!
tere hommikust! Teisipäev. Happy Tuesday. Tegin just sama valgusteraapiat, mis ma teen iga hommik. Ma ei tea, kas ta aitab, aga ma tahan uskuda, et ta aitab, nii et ma teen seda ikkagi edasi. Peaks andma siis päikese energiat sellel pimeda talvisel ajal. Alustasin umbes täpselt tegelikult aasta aega tagasi jälle Staiboxiga ja esimesed võistlused tegin siis nüüd 1. november, mille ma siis ka võitsin. Ja nüüd siis sellel laupäeval 17. on minu teine match. Eeldusel ikkagi, et vastane on leitud. Eelmine kord ma olin ikka nagu väga närvis. Paar nädalat juba enne mul lihtsalt oli rõve vibrase. Eelmine kord ma tegin viimase nädala siis korraliku weight cut'i, sest et ma panin ikkagi võistluskaalu madalama, kui on reaalne kaal, mida siis teevad tegelikult enamus fighterid. Mul oli see nädal nagu kohutavalt raske, et mul lihtsalt aju ei funktsioneerinud madala kalorsusega ja see oli päris hull. Selleks korraks me tegelikult panime suht minu reaalse kaalu ja ausalt öeldes ma küll kavatsen see nädal hästi puhtalt toituda, aga et viimase päeva siis teen ka natukene ikkagi selles nii-öelda kaloridefitsiiti ja veearved. Jah, nii palju siis Thaiboxi amatöörvõistlustest, et tegu on siis Muay Thai liiga. On siis amatöörmatšid. Naisi on pigem väga vähe, mistõttu üleüldiselt on nagu väga raske leida üldse vastaseid. Ja üldse minu kaaluklassis, et Thaiboxis siis on kaaluklassid, vanuseklassid ja kaaluklassid ja siis tasemeklassid. Amatöörliigas siis sul on põhimõtteliselt terve keha kaitstud, sul on kerekaitse, sul on jalakaitsmed, sul on kindad, sul on kiiver, kubemekaitse ka ja siis ka hambad alati. Mul käest on ka küsitud, et miks ma üldse tahan võistelda, et seda ei oska seletada. See oli reaalselt, ma käisin eelmine aasta veebruaris elus esimest korda Thaiboxi trennis ja mul hakkas kohe algusest peale visuaalselt jooksma see visuaal, et näe, ma võidan. Ma juba nägin kohe alguses unes ka, et ma olen mingi semiproos ja proos nagu. Who knows? Praegult mul on siis teine amatöörmatš, we'll see, mis see elu toob. Lähen teen natuke tööd ja õhtul meil on Unoga viimane erakas enne võistlusi. Siis me saame ülihästi läbi. Üle-eelmises vlogis nägite ka seda, et meil oli lihtsalt trenn full on ainult naeru täis, sest et ma olen siuke goofy, nagu silly ja ta on aru saanud sellest juba ja nagu meil on lihtsalt lõbus ja siis vaja vahepeal ka lollitada, aga samal ajal me teeme ikkagi korralikult tööd ka, nii et tasakaal. Üks asi siis, mis pead kogu aeg boksi aladel tegelema, on sidemetega. Tavaliselt mul on nad alati siin kotis sees, kui ma pesen neid. Ilmselgelt mul siin lukku kinni panna. Ja kui nad seal kotis on, siis nad on okeid, aga praegult on siuke pusadus. Selle arutamine praegult saab olema suke pain. Fiktsioon ja reaalsus ei põimu, aga pigem ei ole mitte ainult selline Tänane trenn on läbi, kell on päris hilja, me tegime täna palju hiljem kui plaanis alguses oli. Iseenesest trenn oli hea, me tegime sparringut, tunne nagu iseenesest hea. Mentaalselt natukene on siuksed errorid iseendaga. Tere hommikust või õigemini tere ilusat lõunat. Täna on kolmapäev ja ausalt öeldes kell on saamas 12. Ma täna lubasin endal kauem magada, sest et ma nagu ma ütlesin, siis Fight Week on rohkem suunatud taastumisele, puhkamisele. Ehk siis lähen peale lõunat alles tööle ja magasin täna nii kaua, kui ma suutsin. Mis siis oli maksimum 9:30 ärkasin ülesse. Natuke ajas naerma. Ma olin räigelt väsinud, aga ikka ärkasin 9:30 ülesse. Aga
teen endale nüüd, see ei ole küll hea mulle, I know, aga ma teen oma 3. kohvi. Siht ongi nüüd praegu natuke olla endaga, natuke olla selles mõttes scrollimises kui sellisest eemal, aga tegin täna 2 uut reelsi, sest et ma avastasin, et mingi vahe ma postisin TikToki päris palju ja mul on seal päris palju toredaid suhkseid nii-öelda kaalulangetusvideoid ja üks oli siis ühe Pink laulu järgi, mis on fucking perfect. Põhimõtteliselt siis ma tegin aastal 2024 ja 2025 jaanuaris ühe klipi, kuidas ma tantsisin siis Pinki laulu järgi ja siis mõtlesin, et kuule ma teen see aasta ka. Täpselt samas kohas nii-öelda on näha siis tegelikult, kuidas elu on muutunud, kuidas mina olen muutunud ja mulle meeldib see nii väga. Ma tegin selle reelsi ja siis mul vaatasin kapis oma riideid, siis ma otsusin, et davai, et teen siis ka ühe selle kleidiga, millega mul oli tehtud kaalu alguse nii-öelda videod, et mis mulle selga ei mahtunud. Ja see tekitas hea tunde, sest et sa elad iseendaga iga päev, sa küll näed mingeid muutusi, aga sa tegelikult ei näe neid mingeid muutusi. Saate, mul mingi mega kõrgel, aga mind ei huvita. iBoxi reaalsus on nüüd see, et ma tegin just story jagamaks infot selles osas, et kui keegi tahab vaatama tulla, et kus, mida ja nii edasi. Ja mu sõbranna siis, kes on korraldustiimis, just kirjutas mulle, et minu kaaluklassis ilmselt naisi ei ole peale minu. Nii et väga suur tõenäosus on, et ma ikkagi kahjuks ei võistle. Mis sakib level 1 000 000. See on kahjuks see, et ma olen väga kõrges kaaluklassis, ma olen raske kaalus, et naisi üleüldse selles on väga vähe. Ma olen väga pikk naine, ma olen 180 pikk ja kaalun siis 75 ja ütleme niimoodi, et ma arvasingi tegelikult, et see võib niimoodi olla, aga see sakib level 1 000 000. Is what it is, ma ei ole väga õnnelik sellele, aga vaatama ma lähen ikka, toetama lähen ikka, sest et Martakene läheb, teeb oma debüüdi ja üleüldse tegelikult selles melus olla on väga meeldiv. Sakib 100-ga, just eilne Sparte käikut just vaatasime ka, tegelikult väga ilus oli ja allab, et nagu. Aga see on kahjuks selle taiboksi või üldse võistluskunstide üks paha pool, sa ei tea iial. Kui sul just ei ole nagu plaanitud fight, kus sul on nagu vastane juba ette teada hästi pikalt, et see ongi see ootamatus, sa ei tea, kas sul on vastane või et nagu, kas toimub match. Antud hetkel nagu tegelikult ma esimest tundsin ära, et millegi pärast see match ei toimu. Ja it sucks to the max. Tere hommikust. Alexa pause. Eile õhtul ei vloginud midagi vist äkki. Trennist vist ka klippe ei teinud. Aga ja kuna eile ma sain teada, et ma ei võistle, siis ma käisin eile õhtul, tegin oma topeltrenni, sparri ja naistel trenn siis ja peale seda ma ausalt öeldes scrollisin lihtsalt sotsiaalmeedias. No, eile oli vaja seda nagu, aga kas tänu sellele ma ei jäänud magama? Ja. Tänane päev ei ole jälle ka mitte mingi määral teissugune. Täna ma teen 3 klienti ja siis mul on nüüd nagu natuke dilemma selles osas, et kas ma nüüd lähen täna trenni või ma ei lähe. Aga eks see päev näitab mulle. Ei hakka üle mõtlema midagi. Otsustasin, et ma tahan ennast natukene hoida siukses nii-öelda ilusas faasis, kui niimoodi, et ennast paremini tunda. Ma tegelikult tunnen ennast hästi, aga lihtsalt, et sa annab nagu siukse ekstra asja juurde kuidagi, kui sa ikkagi teed ennast korda. Endale mõned lokid, siuksed kergemad ja siis lähen tööle. Mul on siuke vaimne crash out tuni täiesti maksimaalne täna. Meie elus on väga palju asju, mis nagu kogu aeg käivad meiega kaasas ja kui sa igapäevaselt nende peale ei mõtle, siis nad justkui nagu lähevad ikkagi unustuste majja, kus tegelikult ongi see, et ta sinu igapäevaelu kui sihukest ei häiri, et ta on ikkagi mingil määral kuskil siin ikkagi kuklas on, aga kui sa ei mõtle otseselt selle peale, siis on kõik fine. Siin viimase mingi paari nädala jooksul olen väga palju mõelnud asjadele, mis ma tahan sellel aastal lõpetada, nii-öelda finito teha ja üks asi siis on eelmises suhtes paar asja siis nii-öelda on veel üleval, mida on vaja nagu lõpetada. Mul oli siin väga suureks projektiks oli mul koduprojekt, üks nendest siis oli, põhiline osa siis oli magamistoa projekt. Et ma elan praegu tüürikorteris, kus mul ei ole eks olnud ega midagi, aga mul oli siin voodi, mis oli siis meie ühiselt ostetud kodus
meie ühine voodi hästi lühikest aega. Terve selle 2 aasta jooksul mul oli ülihalb uni kogu aeg ja mul ei meeldinud, mitte midagi nagu ei sobinud. Aga ma ei mõelnud üldse sellele, et mis voodi see siuke on. Ma ostsin vahepeal uue kattemadratsi ja tegelesin üleüldises mõistes kõige sellega, et mul oleks nagu elu hästi. Novembri alguses mul hittis nagu täiesti ootamatult see, et issand, see on see voodi ja mul tekkis nagu õõvastus selle peale, et issand, energiat on kinni asjades. Mul on vaja lahti saada kõigest, mis on nagu seotud nende eelmiste eludega. Kõik ekside energiat, kõik siuke on mul on vaja lahti saada sellest. Ma ei tee nalja, mul järgmisel hommikul tellisin kõik uued tekid padjad. Vahetasin välja kõik voodipesud, vanad asjad annetasin ära või viskasin ära. Vahetasingi välja täiesti voodi. Müüsin vana maha, ostsin uue asemel. Ja teate, mis see kõige viimane asi oli, mis mul reaalselt füüsiliselt kasutuses oli siis läpakas, mis mul läks nüüd peale esimest vlogi, tehti isegi enne esimest vlogi katki. Ja ta oli see täiesti viimane asi, mis oli siis sellest suhtest justkui mul kodus olemas. Ja kuna ma avasin täna selle nagu täielikult avasin enda peas selle, et okei, nüüd on see aeg, kus ma sellega tegelen, siis mul tekkis siuke vaimne crash out. Mitte nagu hullusti, aga natukene ikkagi, et see on hirmus, see on raske ja ma ei taha seda teha, aga ma pean seda tegema iseenda jaoks, et edasi liikuda sellest faasist oma elust. Ja see natuke hirmutab mind, see kogu see asi, aga ma pean selle ära tegema ja ma tahan selle ära teha. Ja ma usun, et see tuleb tegelikult lihtsasti kui niimoodi, kui asjad juba hakkavad jooksma. Ma ei läinud täna trenni. Sest et ma tundsingi, et okei, ma puhkan täna, tegelen iseendaga, teen natuke self-care. Täna ma otseselt selle asjaga ei tegele. Aga siis homne päev näeb välja niimoodi. Lähen käin IKEAs siis oma kummutil järgi, mis peaks siis ikkagi nüüd olemas seal juba olema. Ma ei ole nüüd kindel, kas ma saan endale siis appi inimese, et kui ma ei saa, siis ma panen ise ta kokku ikkagi kuidagi moodi, saan hakkama. Siis kavatsen käia poodides ja siis ma vist võib-olla lähen homme siis kuhugi jõusaali jooksma, sest ma tahaks mingit trenni teha, aga ma tunnen, et äkki ma ei peaks praegu treenerit tüütama enne siin. Täna ikka teisi inimesed võistlevad ka laupäeval. Ja siis õhtul teeme Lauraga sauna. Ja laupäeval ma lähen siis võistlusi vaatama Arigatosse, et kuidas teised seal võistlevad, ennast melus hoida ja siis kuidas mu treenikaaslane läheb, teeb oma debüüdi. Tere hommikust, ma olen tegelikult juba päris pikalt üleval olnud. Ma ei ärganud ikkagi täna ka veel kõige nagu paremas tujus kui niimoodi, aga ma otsusingi, hei, pole mõtet olla kurb mis iganes põhjuse pealt. Ma isegi ei olegi kurb, lihtsalt mingi asi on sees ja ma otsusin mingit nope. Ma tunnen ennast hästi ja otsusin, et davai, mis mulle alati sobib, on laulmine, tantsimine. Nii ma siin sättisin, koristasin ja laulsin ja tantsisin ja juba on siuke võnked või siuke hüppamine, tantsimine, kui siuke toob meid isteks naisenergiasse, siuke tantsimine kui siuke. Ja võnked tegelikult aitab meil närvisüsteemi rahustada. Nii et ma hüppasin ja tantsisin siin ringi. Mul on soov minna tegelikult Ülemiste keskusesse, siuke lõuna ajal on hea käia. Vaatan seal paar riideset endale äkki. Ma otsusin, et tahaks täna trenni teha. Ja niimoodi, et ma hoopis lähen täna jooksma, aga õues on full on talv, ma ei taha minna õue jooksma. Lähen teen jõusaalis jooksulindil jooksu. Ja siis ma lähen Laura juurde sauna. Ja täna on siuke mõnus, mitmekesine päev ja love it. Ma lähen täna jõusaali siis hoopis ikkagi Arigatos saaks, mõtlesin, ma lähen MyFitnessisse, aga mulle meeldib Arigat. Ma lähen jooksen seal jooksis veidikene. Siis sihin IKEAsse ja siis sihin Ülemistesse. Lähme teeme siis trenni. Natukene jooksu, ma arvan tund aega jooksu. Nii, kummuti osad tuppa toodud. Ennast ajas natuke ka naerma, et independent woman saab siis kõigega hakkama. Et ilmselgelt mul on vaja ka ikkagi inimest kõrvale, kes aitab mind asjadega, aga kui on vaja, saan hakkama. Ma olen väga tugev naine. Ülemiste keskusest ma ausalt öeldes väga midagi. Ausalt öeldes overwhelming on viimasel ajal poodides käimine. Ühe fliisi, kui siukse ma ostsin. Te näete tagastelt. Ühe fliisi ma sellise nagu ostsin ikkagi.
mida ma hästi pikalt tegelikult Sportlandis vaadanud ja siis ma, kuna mul oli kinkekaart ka, siis mõtlesin, et davai, ma ostan ära. Oota, kas selle paarilise leidmisega lõpuni välja siis lootusetu jah? Et ei tekkinud mitte kedagi? Ei no see oligi see, et juba su registreerimine lõppes ära esmaspäeval. Läks neis niimoodi, et me istusime ja täpselt, et kell on nii palju, et kui me lõuame lamba juurde, et siis me sauna saame alles peale kella 10. Ja me oleme vana inimesed, meist kumbki ei tundnud tegelikult, et me tahaksime mingi kella 1-ni istuda saunas. Saunaplaan läks luhta. Käisime hoopis Maktas, ostsime mõlemad näohooldustooteid ja nüüd me mõlemad läheme oma koju. Et näohooldust teha põhimõtteliselt. Kuna ma tahtsin osta endale juba päris pikalt retinoli, me oleme, kuule, me oleme siin, lähme käime ära. Nii et ma ostsin endale retinol 0.1 kreemi, mis siis ongi sobilik, kui sa tahad alles harjutada oma nahka retinoliga. See on see COS RX retinoli. Holika Cleansing Foami. Ma ei tea, kas see on hea. Mõtlesin, et proovin. Mul on näopesukeeli on vaja, nii et nopis juhtus niimoodi. Nii et reaalselt kell on mingi 9 äkki. Just jõudsin koju ja ma ei tee teile nälja. Reede õhtu, raju reede tuleb, nii et ma lähen teen näohooldust ja ma lähen voodisse. Tere ilusat hommikut. On laupäev. Ma täna üle väga pika aja sain magada kaua. Ma magasin üle 9 tunni. It feels amazing. Mul on palju parem olla. Ilmselgelt siuke läbipõlemise asi võtab nagu aega, et sellest nagu täielikult taastuda. Aga see oli päris hea. Joon kohvi ära, teen ennast ilusaks. Sest et mul ei ole väga palju neid aegu, kui ma saan ennast väga ilusaks teha. Nii et kui see võimalus on, I'll take it. Nii et nüüd coffee time ja siis juba lähengi. See tuleb nii lahe päev. Ma nii armastan seda poksimelu. Tahaks juba mingile suurele võistlusele ka minna. Varsti tegelikult toimubki märtsis, toimub The League, kuhu ma 100% lähen vaatama. Enne kui lähen vaatama koha peale, siis joon viimase kohvi ära ja vaatan praegu YouTube'is siis esimesi matche ja siis lähen koha peale. Let's go! Oi, mulle meeldib see taiboksi-melu meeletut. Et ma nüüd täitsa lõpuni ei jaksan tulla tegelikult, silmad on meelt väsinud. Aga ma vaatasin ja elasin ka. So fun day, mulle väga meeldib see taiboksi maailm. Selles melus on nii mõnus olla. I love it lihtsalt see. Aga mis ikka, täna mul on jälle lebe õhtu. Ma ütlesin, et näen raamatut. Ja homme vaba päev. Puhkamise vaba päev. Nii et ma veel vaatan, kas ma homme, mis ma homme filmin ja mis ma teen. Reaalselt jõudsin koju. Vaatan edasi fight'e ja soojendan lihtsalt toitu. Life is good. Siin on töötlemise Pia, sain aru, et ei lõpetan eelmist vlogi ära, sest ma ei teadnud, ma tahan pühapäevaga alustada järgmist. Nii et aitäh teile, et seda vlogi vaatasite. See ei olnud päris selline, nagu me arvasime, et ta tuleb, sest pidi olema minu fight week, aga elu on selline ja tuleb minna vooluga kaasa. Aitäh, et oled selle teekonna alguses minuga juba olnud. Te olete mulle väga kallid. Jälgige mind Instagramis @piatammenit, seda YouTube'i kanalit ning Instagramist @aspire wellness club. Te olete mulle väga kallid ja näeme juba järgmises vlogis. Tšau!